Tere siis taas ka minu poolt. Veidike oli siin nüüd vahe sees, aga natukene oli teisi tegemisi ja neid videosi sai siin järjest püstitatud küll ja küll. Nii et täna ma siis otsustasin teha ühe uue video ja selleks on teema, et kas see probleem laheneb. Ja võtame siis eraldi 3 väga tuntud valdkonda: suhted, romantilised suhted, töö ja raha. Kuna need töö ja raha on üksteisega väga tihedalt seotud, siis ei saa võtta nagu ainult ühte valdkonda ja siis otsustasin võtta need 2 valdkonda. Ma tänan kõigepealt kõiki, kes on minu kanalit tellinud. Aitäh teile ja laikige ikkagi minu neid videosi ja kirjutage julgelt kommentaare. Ja praegu on õhus väga tugevad energiad ja praegu on siis see nii-öelda verekuu ja üldse on õhus tunda tõesti. Mina tunnetan küll väga selliseid kohati natukene isegi imelikke asju. Aga see selleks. Ja kui te tahate privaatset lugemist endale, siis minu meiliaadress on siin video all ja võite mulle alati julgelt kirjutada. Ja tänan ka neid, kes mulle juba on kirjutanud ja kellele ma olen teinud privaatseid ladumisi. Ja hakkame siis järjest minema. Ja ma ütlen veel seda ka, et tegu on üldise kaardi lugemisega ja see ei ole privaatne kaardi lugemine, tegu on üldiste energiatega ja see ei pruugi kõikidega resoneeruda. Ja võtke seda lihtsalt kui meelelahutust, kui see ei lähe, tunnete, et ei lähe teiega kokku. Ja ikkagi ütlen ma niimoodi, kui te olete juhtunud seda vaatama, tegu on ajatu kaardi lugemisega, ükskõik millal te selle peale siis satute, siis alati võite vaadata seda. Ja niimoodi siis. Ja lähme siis edasi. Võtame siis kõigepealt. Küsimus on, kas see probleem leiab lahenduse. Ja kuna ma olen püstitanud siin juba selle, et probleem, siis vaatame siis ja vaadake siis need ikka, kellel on probleemid, aga võite ka muidugi teised vaadata. Nii, kas see probleem laheneb romantilise suhte vallas? Nii, vaatame, mida siis meil see põhiklassikalised taarod. Ma olen siia väga palju appi võtnud, täna on millegipärast väga palju kaarte, aga vaatame ka enda tehtud kaarte hästi palju ja vaatame siis, mida siis toob. Nii, kas see probleem suhte vallas laheneb? Nii, võtame ühe veel. Nii, hästi sarnased kaardid tulevad siin nende ladumistega. Te olete väga kahe vahel. 2 on alati valikute kaart ja kui suhtes on mingeid probleeme, siis minu meelest on see väga hea, kui on olemas valikud. Kui valikuid ei ole, siis läheb võib-olla keerulisemaks. Te olete valikute ees, aga te olete nagu nendesse valikutesse ja üldse oma muremõtetesse ja kõigesse väga aheldunud. Ja iseennast olete te sinna aheldanud. Aga te mõtlete natukene liiga palju praegu üle. Ja tegemist on siin vastuoludega. Ja mulle tundub siit, et siin on 2 meesterahvast. Kui vaatavad meesterahvad, muuseas ma tänan teid need meesterahvad, kes te olete mulle kirjutanud, ja need on tõesti üllatavalt palju. Ma olen tõesti väga meeldivalt üllatunud, sest ma ikka mõtlesin, et mehed ei vaata selliseid asju. Ja siin on tegu ilmselt ühe väga tulise sauade rüütliga, kes tundub, et on noorem kui see tegelane siin
kelleks on tegelikult ka üks väga ettevõtlik, väga hästi kindlustatud, teab, mida ta elus tahab ja ilmselt siis nende 2 mehe pärast siis on tekkinud sinna suhtesse mingid vastuolud. Kaart on väga suurte kuukaart on väga suurte vastuolude kaart ja sageli ongi niimoodi, et see ülemõtlemine sageli harjutabki see kuu. Kuu on väga saaravärane ja praegu ongi meil see verekuu ja siin on vastuolud ja üks on siis, ma kaldun arvama, et see on müntide kuningas, on teie partner, kellega te olete kooselus või abielus ja siis on siia tormanud üks sauade rüütel, kes pani elu pea peale ja tormas lihtsalt sinna suhtesse sisse. Nii, et te ise ka aru ei saanud. Pärast te saite muidugi aru, aga siis oli juba veidikene hilja. Teke, milline asi meil siin nüüd nagu natukene niimoodi välja tuli. Ja kuna me küsisime, kas see probleem laheneb, siin on nagu see üldine energia, mis praegu siis nagu teada anti, et mis nagu see probleem on. Ja probleem on olemas. Nii, kuidas läheb edasi? Et siin ilmselgelt on üks naine ja 2 meest. Ja kui vaatavad mehed, siis on mees ja 2 naist. Ja vaatame siis, kuidas läheb seal edasi. Väga kiiresti liigub kõik. Väga kiiresti liigub ja te peate olema väga ettevaatlik, et need sauad ja need kõik, mis siin lendama hakkavad, et need ei hakka perutama. Nii, natukene on siin probleeme. Probleemid kindlasti, kui selles osapooles on või selles suhtes või ükskõik kooselus kuskil on 3. osapool, siis on seal kindlasti probleemid. Ja tegelikult on see kõige keerulisem ja väga energiat võttev ja väga keeruline situatsioon ja väga keeruline probleem. Ja ma ütleksin ühte asja veel, et kui suhtes on 3, mul oli tegelikult plaan teha sellest täiesti eraldi kaardi lugemine, aga nüüd see millegipärast tuli siia sisse. Teate, kulla sõbrad, kui te kujutaksite ette, mis hakkab toimuma teie energeetikates, kui sinna suhtesse tuleb 3. Sageli on seal osapooli ka 4, sest kui on siin ilmselgelt, eks ole, et see on paar siin ja kui sellel juhtub ka olema kaaslane, siis ristuvad ja haakuvad 4 energia välja. Ja teate, ma ütlen teile päris ausalt, te ei taha näha ja te ei taha teada, mis seal toimub. Ja tegelikult on see väga õige lause, kui öeldakse, et naine tunneb selle ära, kui on suhtes keegi 3. Mees tunneb selle ära, kui on suhtes keegi 3. Ta tunnebki täpselt selle asja pärast ära, et need energiad ja energeetikad lähevad nii segamini, et kõigepealt need inimesed ei saa üldse aru, mis toimub. Ja eriti veel siis, kui see hakkab niimoodi hästi kiiresti liikuma kõik edasi. Muidugi selles suhtes on probleemid. Selles kolmnurgas on probleemid ja selles on tegelikult need romantilisi tundeid, sest karikate äss ajab siin üle ja teile terendavad mingid uued algused, aga kuna see on praegu ikkagi tegelikult suhe, kus on 3, siis on see kriisis ja see suhe on, siin on küll tunded, aga karikad ajavad üle ääre. Aga mina kutsuksin seda müntide viidsuute ladumisest selliseks, et see armastus on lihtsalt alasti. See armastus on paljas ja see armastus on külmunud. Käiakse lume peal, tuntakse samas sellist õnne
ja armastust. Ja samas on see kõik nagu jäätunud. Ja muidugi praegu on ikkagi mõeldakse siin. Ma ei tea, millised osapooled, vaatajaid on väga palju, mõeldakse ikkagi sellest lahkumisele, sellest suhtest lahkumisele. Ja lõpetada ära see kolmnurk. Vaatame, mida näitavad siis need peaingli taarod. Võtame siit paar kaarti, mida nad näitavad selle kohta. Ässad jälle, jah. Nii, võtame siit 2 kaarti. Rüütlid ja ässad valitsevad sind. Üldse jah, kõik on väga kiiresti, see hakkas kõik väga kiiresti, kõik läheb väga kiiresti. Ja nüüd tuleb selle otsuse tegemisel, kas lõpetada, kas lahendada see probleem, tuleb täpselt sama kiiresti tegutseda. Ja siin tuleb võtta appi mõistus. Kui suhe on kolmnurk, siis ei ole südamega siin mitte midagi teha. Juhindu mõistusest, mitte emotsioonidest. Tulevad ootamatud muutused. Ja siin on mingi materiaalsus, kuna siin oli müntide kuningas, et siin on te peate mõtlema, te peate väga sügavalt mõtlema ja tõesti, ma tõmban ühe selle kaardi siit veel siia. Tuli maag. Saad oma ellu tuua seda, mida soovid, see, mida vajab, ilmub imeväel. Edukad algused, ega ässad, siin oli ka ässad, et need tähendavad ka algusi. Rüütlid on alati tegelikult siuksed nooruslikud ja tehistavad natukene nooremapoolsed austajaid. Ja siin on siis tegutseda tuleb väga kiiresti ja praegu ongi see soovitus siin, et te peate tegema, te peate otsustama. Te olete ise ka väga mõtetes, te ei tea, mida tahate, teil on üldiselt see ootamatu ja see olukord, kus te olete tegelikult väga ootamatu. Ja maag need on ka tegelikult ikkagi uued algused. Võtke oma natuke kuulake ikka seda südant ka, võtke nagu ennast kokku ja vaadake natukene kuskilt kaugemalt. Siin võib teie vahel olla ka mingi vahemaa, selle kolmanda isikuga. Ja võtke ennast kokku ja vaadake. Ma ei näe praegu siin otsest probleemi lahenemist. Seepärast, et nii kiiresti kõik asjad toimuvad iga päevaga, iga tunniga midagi muutub. Aga mitte võib, vaid siin kindlasti tulevad mingid väga suured muutused. Mis suunas? Ma rohkem edasi ei vaata. Ma vaatan nüüd enda tehtud kaartidega siin, et mida nagu see hing tahab öelda. Siin on kaks meeshinge. Nii, kui sa oled nii otsustanud, siis jäägu see ka nii. Ma olen sellega nõus. Ja võtame siis teine. Ühe kordi veel. Nii, ja see tuleb. Ära looda liiga palju, ma ei saa veel tulla. Kõik on nii segane ja laiali. No need laused ütlevad siin kõik. Ma võtan natukene võib-olla päevad, mis on olulised. Et mis päev võib-olla võib nädalas olla oluline. Nii, see tuli kolmapäev. Ja ma võtan ühe veel enda tehtud kaartidelt ühe juhtlause. Keegi ei suuda sind unustada. No siin on ilmselt jah, aga niimoodi, et kas te olete nüüd lõpetanud selle kolmnurga juba või ei ole te seda veel teinud, te kavatsete seda teha, siis niimoodi see praegu tuli. Ma ei vaata seda teemat nüüd edasi, ma lähen järgmise teema juurde ja selleks järgmiseks teemaks on töö. Ja te võite niimoodi võtta, et näiteks kui töö ja raha teil ei resoneeru ja teil ei ole võib-olla seal üldse mingeid probleeme, siis
ärge vaadake seda edasi, et praegu tuli välja nagu hästi suurelt nagu see suhte probleem ja selles suhtes on kolmandad osapooled ja väga tugevalt sees, aga vaadake nüüd ise edasi. Mina ütlen praegu, et need probleemid on tundub, et väga värskelt üleval ja siin läheb natukene veel aega, et need asjad hakkaks liikuma, aga need asjad liiguvad kogu see aeg ja väga kiiresti liiguvad. Nii, vaatame nüüd siis teist väga tähtsat valdkonda ja selleks on siis töö. Kui teil on seal tööl mingi probleem, siis vaatame seda, kuidas või kas see probleem laheneb. Mul kukkus jälle maha. Selleks oli tornikaart. Midagi on teil seal tööl toimunud. Midagi on teil toimunud, seal mingi puhastamine, mingisugune väline jõud on raputanud üles mitte ainult teid seal töö juures, vaid kõiki. Ja see on asi, mis on tulnud kuskilt väljast. Nii, vaatame edasi. Siis on üks müntide kuninganna seal. Ja siis on mingid vaatamised. Mõtlemine, otsustamine. Valikud on tehtud, et te olete astunud nüüd sealt ühe sammu edasi. Ja seda valitseb, kas teil on naisülemus, seda valitseb seal üks tegelikult väga õilis müntide kuninganna ja kui tööladumistest tulevad mündid, siis neid ju oodatakse nagu karikates. Karikaid oodatakse suhete vallas. Aga mingi raputus teil on seal toimunud ja see on pannud väga tõsiselt mõtlema. Aga kuna sellel kaardil on kollane värv, siis kollane on ka päiksevärv. Siin on kollane. See asi tundub, et see laheneb ikkagi ära ja see laheneb positiivses mõttes. Kuigi see raputus oli võib-olla hea, sest seda raputust nagu isegi mingil määral oodati. See on niimoodi, et kui nagu sa ise midagi ei tee ja istud seal, siis nagu tuleb väliselt see selline torn, kus siis väike lööb sinna sisse ja siis lendab nagu kõik laiali. Vaatame, kuidas nagu läheb siis edasi selle tööl oleva probleemiga. Jah, saatuse ratas. Mis on ka jah, kindlasti mingid ülemõtlemised ja kõik hakkab otsast peale. Siin oli ka maag. Ja saatuse ratas. See torn seal töö juures oli nagu ette. See oli nagu mingil määral, mida öelda, planeeritud või ühesõnaga niimoodi, et see pidi tulema. See, mis seal oli, see oli nagu puhastus tuli. Ja see raputas tõesti väga, aga see aitas vaadata uute alguste poole. Ja kuigi te silmad on siin natukene veel kinni ja te tunnete ennast, et te olete nagu ahelates ja te ei suuda nagu päris selgelt mõelda, siis kindlasti see uus algus tuleb. Kas ta tuleb sellel töökohal või tuleb võib-olla hoopis oma ettevõtlusega seoses, aga uued algused tulevad ja see saatus pakub teile nagu mingi kingituse sellel ajal, mida te siit nagu eelnevalt nende raputuste ja asjadega üle elasite. Nii, hästi palju on võimalik saavutada. Tee endale väga üksikasjalik plaan ja keegi heatahtlik kaitseb ja aitab sind. Siin on tõesti nüüd niimoodi, et kui te soovite täiesti uuesti alustada, nullist alustada, oma firmat teha, hakake pihta, hakake kiiresti. Te olete selle mõttega alguses. Müntide rüütlid on alati sellised hästi aeglased, üldse müntide kaardid on kõik tegelikult tähistavad millegi pärast sellist aeglust. Ja siin on nagu niimoodi, et see mõte on nagu sündinud ja siit tuleb nüüd edasi minna.
küll see rüütel siin tõstab oma kabja ka ja hakkab minema, kui kaua ta siin ikka ühe koha peal passib, eks ole. Nii, vaatame, mida teine on. Mõõkade kuningas. Mõõkad on ka üldiselt ikkagi nagu sõnumid. Tarkus ja objektiivsus on praegu olulised. Jää hästi ausaks. Ja olukord, mis vajab ausat ja avatud suhtlust. Kuna ma ütlesin, et mõõgad on suhtluse kaart, siis tuleb mingisugune suhtlus, mingid asjad hakkavad liikuma. Ja tõesti ühesõnaga niimoodi, et võib-olla sellest suhtlusest te saate sellise väikse torke, aga teate, vahest on vaja selliseid torkeid, et utsitada ka iseennast natukene edasi minema. Nii, ma vaatan, ma panen teile ka, milline päev, nädalapäev on, võib-olla te ei julge mingeid otsuseid teha, neljapäev. Nii. Ja vaatame siis siit ühe mingi ja võib-olla. Ühesõnaga, see võib-olla on siukene väga, tegelikult väga ebamäärane kaart, et see võib tulla ja see võib tähendada tegelikult nii eid kui ka jaad. Aga kui te mõtlesite võib-olla mingi asja peale, siis võib-olla tõesti siit võib tulla midagi täiesti uut ja midagi väga, väga ilusat. Nii, ma vaatan nüüd siis raha. Nii, ja kas need probleemid nagu seoses rahaga lahenevad. Ja siis ma vaatan natukene üldist pilti ka, sest siin on ikka päris palju, et teil on mingi, ühesõnaga siin esimeses osas tuli jah, et on mingi armukolmnurk, kolmandad väga tugevasti sees osapooled, töös on toimunud mingi raputus, aga mis on üles äratanud ja pannud hoopis teistmoodi mõtlema. Ja vaatame, mida nüüd siis raha suhtes, kuidas need probleemid lahenevad. Töö ja raha on väga, väga hästi tihedalt seotud. Keisrinna, väga naiselik energia või päike. Raha suhtes päike ja ülempreestrinna. Kuulge, siin rahaga seoses on mingid, see tähistab sageli ka väga intuitiivset naist. Tavaliselt seostatakse seda tegelikult kaardipanijatega. Väga intuitiivne naine, natukene saladusi on sellel naisel, aga ei peagi kõike kogu aeg välja rääkima ja lobisema. Ühesõnaga, raha suhtes on nüüd sellised asjad ja keisrinna on väga naiselik. See tähistab ainult naist, samamoodi uued algused, viljakus, tootlikkus. Ma ei tea, millegipärast mul tuli see sõna praegu pähe. Miks see niimoodi oli? Päike raha asjades. Te saate mingi väga-väga hea sõnumi seoses rahaga. Ja ilmselt siis te saategi selle raha ja 2 naist mängivad siin seoses selle rahaga väga suurt rolli. Ma panen, kuna tegemist on raha ladumisega, siis ma paneme 2 täiesti spetsiaalset rahakaarti. Vaatame, mida need nagu öelda tahavad. Nii, võtame siit täitsa suvaliselt. Nii, kõige olulisem on tunda end hästi. Ja siis võtame siit teise. Nii, väga hea. Väga kihvt minu meelest. Minu elukutseks on elada õnnelikku elu ja kõige olulisem on tunda end hästi. Iga kord, kui sa tunned end viletsalt, peatu ja ütle, miski pole olulisem kui tunda end hästi. Ma tahan leida põhjust end hästi tunda kohe ja praegu. Siis leiad sa parema mõtte. Iga negatiivne emotsioon kogedes seisad sa oma soovile vastu ja see vastuseis mõjub kahjulikult sinu füüsilisele kehale ning vähendab imeliste kogemuste hulka su elus. Ja mida siis siin ütleb? Väga hea elukutse valik oleks liikuda nende tegevuste poole ja võtta omaks neid soove, mis harmoniseeruvad sinu põhieesmärkidega, milleks on ka vabadus ja areng ja rõõm. Tee pigem õnneliku elu elamisest karjäär,
mitte ära püüa leida tööd, mis tooks sulle piisavalt sisse, et saaksid teha selle rahaga seda, mis teeb sind õnnelikuks. Kui õnnelik olla on sulle olulisim ja kui see, millega elatist teenid, teeb sind õnnelikuks, oled sa leidnud parima võimaliku kombinatsiooni. See kaart tuli mul ühes mingis teises rahaladumises ka. Hakka tegema seda, mida sa tahad ja mis on sulle hingelähedane ja mida sa soovid teha. Ja kui sa tõesti soovid oma firmat teha, siis teate, see on nii paljudest ladumistest tulnud siin välja. Ilmselt siin vaatavad hästi paljud need inimesed, kes väga kahklevad, et oma ettevõttega alustada, siis hakake seda tegema. Mingid 2 imepärast naist on. Üks võib olla teie ema, abikaasa, need toetavad teid igat tee ja päike tuleb välja. Ja mulle tundub, et ega teil rahaga nüüd küll praegu, eriti küll mingit probleemi ei ole. Kuna praegu on, ma panen siia raha peale ka seda peaingli tarokaarti, vaatame, mida siis ma võtan siit. Jah, muuda oma elu. See on teile praegu ilmselt väga vajalik. Te saate mingi ootamatu teate, siin oli kuskil ka mõõgad, mis on alati suhtluse, mis pakub teile vabadust. Vabane edasi lükkamise harjumusest, võta vastu muutustega kaasnevad võimalused. Siin ei ole minu meelest rohkem mitte midagi öelda. Ja ma vaatan nüüd, kuna praegu on need, ma tavaliselt neid kuukaarte ei pane, sest need on väga tugevate energiatega kaardid, aga vaatame, mida kuukaardid üldse soovitavad siin selles ladumises, nagu, mida nad tahavad öelda. Nii, võtame siit. Nii, kuu loomine vähis. Sina ja su lähedased olete kaitstud. Sina oled kaitstud igas mõttes. Ja teine, enesekindlus, kuu loomine lõvis. Enesekindlus toob sulle edu. Et võib-olla siis see nagu lõvitähtkuju, see on vist juuli keskpaiga, augusti keskpaigani. Ja kuu loomine vähis. See suvine periood on siin, tundub, et saab teile pöördeliseks ja kõik need asjad. Siis, kui teil on siis mingis vallas probleeme, eks ole, kas siis selles suhetes, töös, rahas või on see kõik, kogu kompott teile, siis väga suured muutused hakkavad toimuma siis just suvel. Nii, ja vaatame, ma võtan siit sellest nii kaardi ka ja vaatame siit kuuga. Nii. Näete, juulikuu. Me ei ole kasutanud kunagi nagu niimoodi. Ja võtame siit veel ühe selle, mis ma siin olen enda teinud. Nii, võtame siit ühe sõnumi. Ilus tulevik. See kaardi panemine tuleb vist ära lõpetada. Nii et vaatamata sellele väga kirjule algusele on tegelikult kõik väga super ja siin ei ole midagi. Nii et kõik on väga hästi. Selline tuli see video siis täna ja ma tänan teid kõiki. Laikige, kui teile see meeldis, kirjutage julgelt kommentaare, kirjutage mulle meilile, kui teil tekib veel mingeid lisaküsimusi või kui te soovite personaalset ladumist, tellige minu kanalit. Ma väga tänan teid kõiki, kes te olete tellinud ja mul on tõeliselt hea meel, et teid on ikka selle väga väikese aja jooksul juba nii palju siia kogunenud. Minu hea seltskond. Ja soovin ilusat õhtut ja kõike head. Tšau, tšau!